Talv on tulemas, see tähendab seda, et meil hakkab automaatselt tekkima jutumärkides lumeprobleeme, aga ta ei pea olema probleem, vaid sellel on olemas väga kerge lahendus. ATV ja sahk. Just nimelt. Et vaadates täna meil ilm on heitlik, lund veel ei ole, aga see tähendab seda, et meil lund ei tule. Et kindlasti vähemalt meie visioon ja ootus on see, et meil tuleb lund ja kui tuleb lund, siis on inimestel lumesahka rohkem vaja kui Fiskars ja labidat. Ehk siis täna ikkagi võiks öelda, et 80% müüdavatest ATV-dest, kui inimene vähekenegi lumest on teadlik, siis ta vajab ka sinna lumesahka. Ja see on, nagu ma ütlesin, 80% ATV-dest ikkagi ka komplekti kuuluvuse osa, et see lumesahk täna Eesti inimese jaoks, me oleme natuke sellised maakad, et see on tegelikult ikkagi natukene vajalik ja saad oma töö oluliselt lihtsamini ära teha. Ma tean, et hiljuti tegite ka endale tegelikult ühe suure küsimärgi selgeks seoses lume lükkamise ja ATV-dega. Vastab tõele. Tegelikult me oleme saanud seda küsimust päris pikalt, ennekõik inimeste poolt, kuna inimesed on saanud vastakaid küll arvamusi sõprade tuttavate poolt kui ka isegi mõndade ametnike poolt, et ehk siis reaalselt küsimus seisnes selles, et kui ma paigaldan ATV-le lumesaha, siis kas ma võin päriselt selle tänava legaalse ATV-ga lükata ka tänaval lund. Ja millised on need siis ettekirjutused või nõuded, et kuna ma seda kasutada võin. Ja sai sinna siis päris Transpordiametisse, ehk tänaseks vist ongi Transpordiametite ARK enam selle nimi ja sealt saime reaalselt siis ametliku kirja vastuse, kus on siis ilusti punktuaalselt välja toodud, millised on nõuded ATV-le ja sahale ja selle kasutamisel siis avalikel teed. Tänavalegaalseid ATV-sid meil täna tegelikult 2 kategooriasse liigitatavalt. On L-kategooria sõidukid ja on traktori ehk T-kategooria sõidukid. Mõlemad võivad oma tänavaliikluses lumesahka kasutada, küll aga lume lükkamisel avalikel teedel peavad need kasutama esiteks sihukest väikest lisavidinat nagu vilkur, see on kohustuslik ja teisalt siis lumesahk ei tohi ulatuda ATV-l siis ei paremale ega vasakule poole rohkem välja kui 20 cm. Selliselt, kui need nõuded täidetakse, on see siis täiesti lubatud selle sahaga tänava peal seda lund lükata. Kas see tähendab siis seda, et kui sahk on 20 cm emba kumbale poole ATV-d laiem, siis unustage ära, ei tohi sellega enam sõita? Ei, sugugi mitte. Tuleb lihtsalt siis, kuna ta on juba siis mõõtmetelt üle läinud, siis tuleb see lihtsalt vastavate ettekirjutuste põhiselt märgistada. On see siis kas ääretuli või elkuriga antenn, aga see asi peab olema märgistatud, et kaasliiklejatel oleks näha, kui kaugele see sahk ulatub. Sest lihtsalt see sahk võib muutuda siis kaasliiklejatel ohtlikult. Ja praegusel juhul me ei räägi vaid lume lükkamisest, vaid ka siis sahaga avalikul teel sõitmisel. Ikka jah, sest sa selle ATV-ga pead ju jõudma sinna objektile või teise maja juurde, kuhu iganes sa siis lähed ikkagi avaliku teed pidi. Ja kogu aeg sa sahk maas sõita ei saa. Et sul ikkagi liikumise ajal peab olema samamoodi see asi samade nõuete järgi ka siis tähistatud. Nii, kui inimene saab teilt ATV, saab saha, kas ta saab ka vilkuri? Kindlasti. On meil täpselt sellised ägedad magnetiga vilkurid aku pealt, puldiga juhitavad, asetad selle kuhugile põksti ATV külge, ta tahab muidugi metalli saada või järgmisel juhul on ta iminapaga ka siin kinni ja saab seal igal juhul ATV külge paigaldada ja ohutult seda lund lükata ja need vilkurid saab meie juurest. Kas eestlane oskab ATV juures seda lumesahka õigesti kasutada? Võiks öelda, et oskab, aga kindlasti ütleme, et ülekordamine ei tee kindlasti seal nagu kahju või pigem kasu, sest täna ka lumesaha maailm on nii palju arenenud nagu iga teine tehniline pool, et ka lumesahkasid täna meil on müügisaalis, ma arvan, et sihuke jämedalt 8-9 sorti, funktsionaalsuse mõistes ja iga inimene ei pea nagu teadma, mis konkreetse lumesaha nagu siis toimimise efekt võiks olla või mille jaoks see konkreetne sahk mõeldud on. Jah, lund lükkavad kõik, aga seal on mingid väiksed nüansid juures, mis lumesahk teeb midagi paremini või kiiremini ja see ei pea iga inimese jaoks olema teadlik, vaid selle jaoks ongi meie, kes selle asja sellega, kes neile teevad. Inimesed täna on väga tublid selle osas, et teevad ära nii ATV kui ka saha siis info kogumise osas ise kodus arvuti taga, aga et see asi oleks nüüd tõesti õige, kas õige masina või õige saha osas, siis tulge meie juurde, küsige ja me anname selle info, õpetame ja juhendame, et oleks õige masin
õige sahk ja need omavahel koosuses. Et ei oleks mõttetut raha raiskamist. Kindlasti ta mõttetu ei ole, vaid pigem on see, ütleme siis, asja ajamise ajakulu, mida meil kõigil, aega meil kõige vähem kõigil, et nüüd osta vale sahk, mida pärast hakata ringi vahetama. Noh, kõigil lihtsam, kui kohe esimene asi õige asi ostetakse.